Tere hommikust. Meil juhtus siuke lugu, et ma filmin. Mul eelõhtul peale sööki. Mul hakkas nagu väga raske olla. Ja öösel mingil hetkel ma ärkasin ülesse, sellepärast et mul olid siuksed valud kõhus. Ja hommikul lõi mul väga tugev valukõhtu ja kõhu lahti. Sorry, kui see kellegi jaoks TMI on. Aga nüüd võtsin paar tundi tagasi Espumisanni ja nüüd söetabletti. Ja siin on mu hommikusöök. Õhtu hommikusöök. Ja hommikusöök. Rauno ka nii armsasti. Hommikul tõi mulle hoopiski süüa, ise ei võtnud endale midagi ja nüüd ta ootab. Kohe varsti hakkab lõunasöögi aeg, siis ta saab endale võtta sööki. Igatahes, siin on minu hommikusöök. Väike keefir, väike banaan, väike kreeker. Ka väga midagi alla ei lähe. Aga ta sabisi. Ja ma eile sain päikest niimoodi, et mul nagu korralikult põles rinnaesin ära, lõug. Ja miks ma prillidega olen, sellepärast, et me tegelikult rentisime tänaseks auto ja me olime valmis juba nagu ära hakkama minema. Me jõudsin ainult liftini ja ma pidin tagasi kiirustama tuppa, et tualetti minna. Nii et siis ma võtsingi söetableti ja nüüd me lihtsalt ootame. Ka polegi muud teha. Natuke jama on see, et mul läheb ka nagu aeg-ajalt süda natuke pahaks. Aga Rauno arvas, et see on sellest, et ma ei ole söönud, nii et seepärast ma proovimegi natukene süüa. Selle keefiriga on see natuke mure, et muidu hea keefiri maitsega keefir selles mõttes. Aga see tekstuur on siuke natuke ilane ja see ei ole mu lemmikasi, aga kreekeri peale on vast okei. Ja vett pean üritama juua. Ja mul pulss tõusis ka vahepeal päris kõrgeks, aga ma arvan, et see on nagu ärevusest, sest ma ei tea, mis mu kehas toimub ja see on siuke nagu, ja kui kiiresti see üle läheb ja nii et palvetagem. Küll me varsti saame liikuma, on ju muidu? Juh. Palju aega on möödas söögis siis. Pole isu, vaatan äkki maalt leian midagi. Pool tundi läheb aega veel ju. Ja. Ma tunnen, kuidas süües kasvab isu. See on tore. Ja et nüüd, kui ma olen juba 2 kreekerit ära söönud, siis on nagu hakkab parem natuke maal. Mis sa teed? Vaatan korra, kus ma näen kaua see. 10. aprill kell 9 on lõpp. 9:30. Hommikul või? Jah. Nii. Ma siis võtsin siukse asja. Siin on kana, lammas ja pitsa ja mushroome ja värke. Ja kuna mu kallis jäi haigeks, siis ma viin edasi seda vlogi. Nii kaua, kuni lõunasöök läbi, loodan, et pärast seda on parem. Nii, siin ma pole ühtegi seda, mis iganes asi see on, karamelliga. Pannakota asi. Aga jah, seda asja ma pole ka üldse söönud mitte ühtegi korda selle reisi jooksul, nii et vaatame kohe, kuidas baklava maitseb. Oi kui hea. Mega mõnus. Porgand selles, mis on koorekastmes või? See oli nii, ma ei julgenud palju võtta, ma võtsin vähene. Siis ma mõtlesin, et seda oleks nüüd täiesti vabalt lihtsalt selle kartulase asemel tõmmata nii, et koliseb sisse. Ei tõue ka. Mis tuli ise nüüd? See on liikuma. Ma just tulin pikali praegu. Ei, see juba käib. Ma panen käe ette. Väga valge vesi on, vaata täitsa valge. Minu kallis oli nii tubli, näitas teile, mis ta sõi ja... Jah, veits imelik oli hoida seda. Ma ei ole suke edev poiss. Edev poiss. No on ju, kui ma pean teiste inimeste seas filmima, sööki ja rääkima.
mina ei käskinud sul rääkida. Ei, ma tean. Ma tahtsin lihtsalt sust ma tahtsin, et teised ka teaksid seda, et mina ei käski. Mina ütlesin, et tee lihtsalt üks klipikene toidust. Üks hakkas kohe vloog. Nüüd natukene võiks veel paremaks minna, siis oleks nagu täitsa hea juba. Mul on veidi parem, aga mul on nagu magu ka valus. Nüüd mitte enam ainult soolestik, vaid nagu magu ka on natuke õrnake, sest ma sõin. Mul on nagu, ma tunnen, mul on nagu kõht tühi. Aga midagi sealt alt ei isuta kindlasti. Ei. Täpselt siukene, et spetsiifilist asja, kui üldse tahaks midagi. Ei, see ongi kurb, et ei tahagi. Ma vist söön seda kreekerit, sest see on ainus asi, mis meil natukene isutab. No nii, meil on katse number 2. Igal juhul on juba praegult natuke parem kõndida kui ennem. Aga ma tunnen, et ma ei... Okay. Nii alati, kui me auto võtame, siis me teeme enne väiksed klipid, et pärast ei oleks kellelgi midagi öelda. Mu võhm on juba väljas. Rool tuleb nagu siia poole. On jah, imelikult. Ja vaata, kuidas automaat käest käib. Mis see on? Pole nagu kangegi või? Jah. Okei. Proovi. Lasi. Okei, nice. Nii, me lähme sinna poole, jah. Ja meil on siin, te vist ei kuule, aga meil on Eesti Raadio siin. Launo pani meile. Me oleme seda Türgi mussi kuulnud küll ja küll juba. Käisime sealt lobikohvikust läbi ja võtsin endale nagu juustuvõileiba ja siis ma võtsin siit nagu salatilehe ja tomati vahelt ära, nii et siin on ainult värske kurk ja juust. Et natuke süüa proovin. Ma võiks küll kuskil mägedes elada. Nii ilus. Nagu ilus on mulle kui meri. Diisel. Siin on ainult diisel. Türgis on see, et ise tankima ei pea. Tulevad tädid ja onud. Parkingut vaja. Ja tangivad meie eest. Ja see on, need rendiautodega on see veider, et antakse sulle nagu 20 liiter. 20. Antas kogu 1 liitri või? 2-0. Hello. Teeb auto mustaks. Hello. Ja ühesõnaga, ma hakkasin suu tühjaks süüa, enne kui ma siin hakkan jutustama. Täiesti nõme on see, et ma käisin ju pesusunju vahepeal ja ma panin päiksekreemi õlgade peale ja mul on juuksed täiesti rasvased. Nagu... Thank you! Nii korralikus tanklas ma ei olegi Türgis vist enne käinud. Aga ilus. Tädi pesi sul selle puhtaks koha ikka klaasi, et sa tahtsid filmida. Jah. 2022 vist tehtud on. See... Tunnel äkki või renoveeritud või... Sellest tahtsin rääkida, ma enne tegelikult alustasin juba, aga siis jäi natuke pooleli, et kui siin rendiauto antakse, siis antakse tühja paagiga. See tähendab seda, et me pidime minema esimesse nagu tanklasse, et see täis tankida ja siis alles sõitma minna ja ma ei mäleta, millal see oli. Esimene kord oli see, kui me paagi täis lükkasime. Ja teisel korral meil jäi ka sisse päris palju minu meelest kütust, aga esimesel korral jah, me ei teadnud, palju me nagu sõidame ja reaalselt me panime paagi täis ja me andsime praegu täis paagiga auto neile tagasi. Sõitsime 200 kilomeetrit selle käinud. Ebanormaalne.
Maagitäiega seal mingi 800 kilti sõita. Jaa. Aga seal Horvaatias oli näiteks nii, et sa said täispaagiga auto ja sa viisid tagasi täispaagiga auto, mis tundub nagu palju loogilisem, aga eks nad selle peale natuke nagu loodavadki. Aga ma tahtsin öelda, kuhu me lähme üldsegi. Me lähme sellisesse kohta nagu Miira, iidne linn või varemetesse või Miira, kuidas iganes siis neid seda hääldatakse ja ma kohe ütlen selle kohta natuke rohkem. Kuul on põnev. Nii, Müra on iidne Lüügia linn Lõuna-Türgis, kuulus oma kaljusse raiutud hauakambrite ja Rooma-aegse amfiteatri poolest. Ja see on ka Püha Nikolase kodu, kellest sai hiljem jõuluvana legend. Põhimõtteliselt me lähme Santa Clausi juurde. Santa Clausi varemetesse. Just. Tänapäeval saab varemete juures näha antiikse elu jälgi. See asutati tõenäoliselt juba 1. aastatuhandel enne Kristust. Lihtsalt öeldes linn võib olla üle 2500 kuni 3000 aasta vana. Väga crazy ju. Jah. Väga crazy. Lähme vaatame sinna. Tundus tore ja algselt me arvasime, et sinna on siuke tunnike sõitu, aga tegelikult on kuskil tund ja 3/4. See on hea ju. No jah. Mägede vahel sõites tekib alati selline sipelga tunne, nagu et kui pisikesed päevad. Sa paned kogu aeg kõrvad lukku, kogu aeg pead neile. Praegu on jah. Et sa panid aknaga kinni nüüd uuesti. Päris crazy. Natuke ilus kaugel on mingid majad. Vaatasid ikka nagu püstloodis üles, aga... Jep, selle järgi saab võru, kui kõrgel olema, et see on mäetipp. Just pressure. Jäime kuskil tee ääres uuesti seisma, mingi uus tankla. Sest rehvirõhk oli natuke madal. Rauno ei tea, kas see võib olla sellest, et me oleme nii kõrgel. Aga ta igaks juhuks vaatab üle. Ja kui ma nüüd päris aus olen, siis mul ei ole tegelikult kõige parem olla. Ma ei taha nagu mingi vingats ka olla. Seega ma lihtsalt lullu, küll läheb paremaks. Ma ei tohi lihtsalt nagu ette põhimõtteliselt kallutada endast üldse, mitte mingit rõhku anda nagu kõhule. Sest halb on, kehvakene on. Aga no need juuksed on küll nagu... No ma ei tea. Jaa. Ei tea. Lasid välja hoopis rõhu või? No hakkas hoopis välja tulema, ma vigaks hoopis parem näpigi seda. Okay. Praegu. Loodame, et asi on kõrguses lihtsalt. Ja kas siit enam näha on? See valge, ja see valge, mis seal on, need on kõik kasvuhoone katused. Nii, me jõudsime kuskile Kumluka linna. Lahedalt tuunitud tee on. Suvaliselt nagu oleks vaha visatud asfalt. Plönn. Sellega ära harjuma, kõik piiksutavad neid kogu aeg igasugused asju. Arvatavasti mitte sulle, aga lihtsalt. Mingi lõbustuspalgike siin. Tundub mitte töötavat. Oli küll, mingid lapsed on seal karusselli peal. No. Jaa. Okay. 10F. See on mingi türklaste oma auto või ma ei tea, mingi kahtlane araabia auto on. Aga see on elektrikas on ju. Väljalaskesüsteem ei ole. Okay. Mõlevad. Väga huvitav. Nii, ma natuke guugeldasin selle linna kohta või küsisin chati käest ja selles linnas elab 55 kuni 60 000 inimest ja see on Pärnu. Ei, Paide või Rakvere. On või? Jah.
Pärnus on ka 65 et kui mõõtkavalt võtta, siis ta on umbes nagu, no ma mõtlen suuruselt, mitte ma elanikkonnalt. mõtlesin elanikkonnast. Suuruselt on ta 550 ruutkilomeetrit ehk nagu Paide või Rakvere, aga elanike arvuga pigem nagu Haapsalu. Haapsalus ei ole elu sees nii palju inimesi. Ma ei tea, niimoodi chat ütleb. Ja Kumluka on Türgis tuntud mahepõllunduse ja aianduse poolest, no seda oli näha ka, siin oli väga... Vaata, kus siin on kortermajasid täiesti täis lihtsalt. Ja Täiesti ulmene. aga korralikult ka isegi või? Ja, ei, pole viga ikka. Uut. Mingi jaht oli siin, jah. Ja väiksed Lihtsalt tee ääres. Ai, tahaks need kaisutada. Üks on seal istumisplatsil selle peal või vaata must. Ja, lebotab ja. See on mingi... See on nagu mingi rikaste rajoon sinna. Uus rajoon ja. No, kas need kõik nüüd samas vist elatakse sees? Muidu oleks suur silt satilik peal. Mis asi, satilik või? Satilik, jah. Natuke raskendatud. See on nagu Miamis sõidaks ja. Jep, veits küll, jah. Mõlemal pool teed olid need palmikesed. Seal pool tegelikult on meri, aga okei, natuke näeb. Väga ilus koht. Ja see siis ei ole turistikas, ütle nüüd. Tundub, et see on nagu mingi kool. Nüüd me oleme mingis uues linnas juba, selle nime ei mäletanud. Aga see on kohe nagu järgmine asula. Finike on selle koha nimi. Selle linnakese nimi on väga ilus. Isegi pimm on tehtud siia. Ossa. Ilus. Väga ilus. Türgi Maldiivid või? Ei tea, väga ilus igatahes. See on ikka väga Horvaatialaadne asi. Ja on küll. Just need teed ka täpselt samamoodi. Kinka, konka, vänka. Ja mööda Kalju äärt niimoodi. Ja, kinka, monka käivad. Sulle telefonis endas tundub vaata lihtsalt. Aga kui telekasse saab, siis see pilt on ikkagi parem. Ma kujutan ette, et selles rannas võib päris soe vesi olla. Ja ta on täpselt sopi sees lihtsalt. Siin on väga palju U-turne. No ikka jõhkralt läheb. Ja siis ma mõtlesin, et ma näitan selle pärast, et miks meil üksi peab paha olema. Tõmbame esimest triibud. Pirita jõgi või Vahemeri. Mägikad või? Läks nii kiiresti, et ei olnud aru saada, aga seal oli kitsekised. Mägikitsekised. Näe, mingi varem. Neid U-pöördeid on siin päris omajagu, peab ütlema. Jah, natuke hakkab Siiber juba saama, et noh, võiks nagu ära lõppeda. Mul nagu nii keerab sees, nagu eriti süke. Ütleks, et hea meelega võiks olla poole vähem neid. Nojah, aga terve see äär oli niimoodi. Piu. Ja ambulants. Mõtle, kui lahe ju tuled sealt Kreekast, tuled üle ja tuled otseselt mööda ranniku äärt alla lihtsalt. Kämperiga. Me oleme täiesti kuskile full kohalike kohta jõudnud. Siin on mingi koolikene, noored tulevad koolist. Ja see on nii väike koht ja see on 6. mošee, mida me näeme. Kooli vastas on mošee. Ja. Kõik ikka tututavad, piibutavad. Nii. Mis sa nüüd siin teed siis? Niimoodi seisavad. No appikene Kukkuge jah, mul on see tee peal, et see oleks kõige parem osa üldse. Okei.
niimoodi lõugas meie peale, kuulsid või? Oh my god. Järsku see linn nagu väga palju küsimusi ja väga vähe vastuseid. Aga me peaks justkui 4 minuti pärast kohal olema. Tervis osas nii palju, et midagi paremaks läinud ei ole. Ma täpselt ei kujuta ettegi, kuidas ma seal kõnnin. Sest nagu enesetunne on ikkagi väga-väga kehva. Eriti kui ma liigun ja see autosõit liigutab mind kogu aeg. Ja Mira näitab, et otse edasi. Ja ta kuskil kalju sees peab olema ju. Need hauakambrikesed. Et jah, juba pahasti, et nii läks. Loodame, et homme vähemalt on nagu hea olla. Mulle ja lähed ise tagasi ja... Ja no ma nii kaua ikka proovin olla, kui ma kannatan. Suur see... See onukene, kes meid vastu võttis, on mingi tulge siia, siin on Besplatna nagu, et saab tasuta nagu parkida. Ja siis läksime sinna, siis kohe on mingi näed, siin on minu mahlaputka, siin saab granaatõuna värsket ja apelsini ja me saime aru, et me oleks võib-olla ette saanud ka natuke lähemale, aga ma ei tea, suva see lihtsalt nagu toetada vanakest, kes on siuke initsiatiivikas, väga vahva. Card. Siin saab mingit suveniire osta, mahla osta. Ja sealt tegelikult juba paistavad need siuksed väga ilusad. Väga seksikad. Okay, thank you. No see on minu see vaatamisväärsus. Jah, tegelikult on taga mingi hull kolossi, värgid, särgid, mingi kitsed hüppavad. Mäe sees on tegelikult mingi siuksed asjad lihtsalt ja siis ma mingi kitsed. See on nüüd see säilinud teater, jah? Tundub nii. Ei tea, kas sinna saab lähemale ka kuskil. Saab küll, näed. Ei, nad lähevad sealt trepist ülesse. No vist alt saab ka minna, ma saan aru. Võib-olla. Pole ju ühtegi stoppi ees. Pomm paneb täiega siit on. Ta teeb seda sama liigutust kogu aeg. Mis sa kaklete, kuulge? Kutid, mutid. Ja nüüd. Ma usun, et siit kaugelt isegi natukene nagu parem vaadata, kui sinna lähedale minna. Nii. Siin võiks nagu infot nii väiksed. No kaituur näed. Oleks võinud võtta, aga keda nii vähe, või nii palju, et nagu oleks jõudnud. Teate, ma kardan väga seda, et see kõhuvärk ei ole mitte ainult kõhuvärk, vaid see on varsti ka oksevärk. Võtad siit selle kuulda. Ja siis vist on ikkagi hauakamber. Tundub küll. Väga äge. Näeb sisse ka või? Seal pole väga asju. Ongi nagu mingi koopake lihtsalt. See on kõhu viirus, jah? Siit trepist peame nüüd üles minema. Ma ei ole kindel, kuidas ma vastu pean. Siin on päris palju treppe maha. Aga hästi rahulikult lähme. No nii, jälle minu nägu siin. Tahtsin anda teada, et minu jaoks see väikene avastusretk jäi väga lühikseks. Me üritasime sealt tepist üles minna, ma läksin esimesest sellest nagu ülesse. Ja mul ei ole kunagi nii paha hakanud, nagu mul reaalselt tekkis selline tunnelvisioon. Mu käed läksid täiesti külmaks ja mul nagu minestustunne tekkis, kõrvad hakkasid undama ja ma lihtsalt sain nagu alla tagasi tuldud. Ma lihtsalt istusin seal. Ma ei jaksanud reaalselt Raunole vastata isegi. Ma ei rääkinud nagu mitte midagi.
ja niimoodi ma seal natuke aega istusin. Nüüd ma proovin jälle tualetti minna, kuigi need viimased korrad on olnud tee peal täiesti tühjad käigud. Rauno läks seda teatrit vaatama sinna. Või noh, see säilinud teater nii-öelda, et teeb mõned klipikesed. Ma panen need siia. Mingisugused augud on, kus sest tuldi vist. Mingid ilusad kaunistused ole. Linn on siin samas juures. Nagu mega järsk. Siit esimesi trepi neid ei näegi. Päris hull. Mingisugused kambrikesed on ikka veel siin. Kohe selle kohal. Ma ei tea, kas see on lihtsalt sisse varisenud sinna. Huvitav. Jõudsin trepiastmete lõppu. Ja siit siis oli teatrivärki. Et kas siis esinesid või ma ei tea, mis gladiaatori värk või mis siin iganes võis olla. Alla välja. Ikka päris purakas. No mingi teine sissepääs, aga see vist on siin ära varisenud, võib-olla korda tehtud olla. Siia sai siis komisjon, mis tegelikult siis mis iganes teater ta on. Päris purakas. Mis siin on? Tundub, et see on nagu mitmes sisse kõik. Päris kõrged kaared ehitatud siin. Kuidas ta nii madalal oli? Välja kaevatud on osa mingi huvitav. Jep, nii nagu ma kartsin, nii läkski. Rauno küsis, kas hakkas parem ka. Ausalt öeldes mitte oluliselt. Küll ma värinad kadusid ära vähemalt. Aga nagu ma ei ole jah tundnud ennast niiviisi. Vist mitte kunagi. Ja ma mõtlen, et nüüd on veel tagasi sõid ka sama tee pealt, mis oli siuke viinu-väänu. Aga ütleme nii, et kes kunagi peaks tahtma tulla seda linna vaatama, seda väikest iidset linna, siis ma soovitan tulla värava taha vaatama seda. Sest värava tagant näeb ka täiesti okeilt. Ja see 13 € pilet, ma ei tea, ikka veits kirves. Aga tore, et on käidud. Kahju, et nii läks lihtsalt, et nagu täiesti ära keeras. Tegelikult ma vist peaksingi lihtsalt tikutama ja puhkama. Rauno võttis apelsini selle onu käest. Kuidas on? Väga hea. On jah? Oho. Hapu? Hapukus ka. Ma ei julge proovida. Nojah. Tekid on sees ikka. See selleks jah, on happeline lihtsalt. Rauno ka on nõus, et ei soovita nagu piletiraha maksta, on ju? Jah. Ei, võib-olla kui piletiraha maksta, siis peab selle audio asja ka võtma. Jaa, aga see maksis ju... Ma ei mäleta, mis ta see lisaks maksis vähe minu arust. See oli, ma ei tea, mingi paar euri. Okei. Yeah, you too. Bye. Tõsi, aga astuma juba. Meil oli viiekas ja meil selle tahtsime osta orange juice'i. Ja siis mössime sealt suveniripoest mulle 3 € siuksed kõrvarõngad. Et saaks Ma ei saa meelt paremaks. kahekaga. Ja. Aga väga ilus. Nüüd sobivad mu uue kleidiga, mis ma ostsin eile. Sinised. Väga ilusad. Mulle nii meeldivad. Reaalselt.
väike laps isegi peseb, sa ei jõua enda pead tõstama. Nüüd laps autot pesema. Nii, et see pilv on küll eriti korjakuulutav seal taga. Vaatame, kas saame sirakat või saame. Siin on burgeri hind või? Aga mida sa oled? Ongi vist jah. Shelliga koos või? Ma ei tea. Ongi. On või? Jaa, vaata vasakul. No jah, Lahene. väga tüle. Kas see sobib, kui ma autos jään või? Jaa, kas ma pean jätma sulle tööle või? Ei pea. Rauno on väga ametis olnud siin minu eest hoolitsemisega, nii et ta pole ise täna söönudki midagi. Ja me leidsime tankla, kus on nagu väga korralik tankla on seda näha. Kus on burgerikinka, nii et ta saab endale süüa võtta. Nii kiiresti käisingi ära. No, kinni või? Jep, see alles renoveeritakse seda asja. Jagasin Rauno sõnumit, et sa saad süüa lõpuks, aga noh. Siis ei saa. No nii, te näete mu silmi ka. Ma võtsin paratsetamooli 17.47 kella 18.33. Mul ei ole praegult enam neid külmavärinaid, seega võib-olla mul oli palavik, aga võib-olla ka lihtsalt vedeliku puudus. Nüüd ma jõin natuke elektrolüüti vett, või seda spordijooki ja tavalist vett. Rauno leidis tee äärest mingi söögikoha. Ja ta pidi tulema kutsuma mind, kui siin on hea vaade ja ta leiab, et ta tellib söögi ära. Sest ma ei taha eriti nagu püsti tõusta. Aga et ma võtan ennast kokku, kui ta on oma toidu tellinud ja siis ma lähen talle seltsiks. Ja siis ta ei pea tundma nagu, et ta peab kiirustama, kui ma siin autos olen. Aga mina söön jälle kreekerit ja seda banaani lõpetan. Ma ei jaksanud ennem ära süüa. Aga ma tunnen, et mul on nagu kõht tühi tegelikult. Nüüd see paratsetamool nagu üldise enesetunde tegi natuke paremaks vist. Ja nüüd mul on kõht tühi. Aga ma ei jõua loota, et lihtsalt magama minna. Kui me haiglasse me nüüd küll ei lähe. Kui me hotelli jõuame, siis ma lihtsalt lähen käin soojadus seal ja ma ei tea, kas ma julgen midagi süüa, tegelikult nagu peaks, aga ma ei kujuta, et äkki ma joon ühe keefiri lihtsalt veel ära ja võtan mingi jälle lihtsalt saia ja panen mingit toorijuustu peale. Või mida iganes, kulki või midagi. Et jah. Olgu, ma siis ootan. Loodan, et homme on palju parem, sellepärast, et meil on homseks ka auto võetud ja väikene nagu plaan oli minna Land of the Legendisse. See on põhimõtteliselt nagu teemapark, nagu lõbustuspargi moodi asi. Kui ma oleksin täna sinna läinud, siis mul oleks väga kahju olnud, sest see pilet maksab palju ja see sõit sinna on pikk ja Rauno ei oleks saanud seda ka nagu nautida, kui ta teab, et mul kehva olla on. Mulle tundub, et ta ei kutsu mind põhjusega, äkki tal on nagu mõnus seal natuke üksi. Ma ei tea. Hello. Opsti. No nii, siin on lõkke. Head isu. Mis sa tellisid? Seened või? Kui ma vaid sööks, ma tulin sellepärast siia. Nice.
kuidas liha on? nojah. tuli varda küljest ise ära, jah. mitte ei pea nülgima. Need seened näevad nii head välja. Aga kui ma mõtlen, et ma peaks sööma midagi siit muud peale selle ja selle, siis no. Seened hakkavad otsa saama ja need on ikka kuumad. Näita, kas tuleb siis pulli ka või? no ikka. Nice. Kuidas hindaksid 1-10 toidukogemust? 6. No siis on isegi hästi. Nokkisin kana ära hamba auto. Selline versu. jah, elektrik. ufodega sõidab ringi kogu aeg. Siin oli selle söögikoha WC. Siin oli seepiavesi, nii et ma olen rõõmus. Mul on väga külm endiselt. Ma ei saa aru, mis oleks sellega. Vaadake tütu, võiku pupi. Ära nüüd auto alla jää. Jumalus küll. Armas Club Beach on. Jah, hakkame nüüd koju jõudma. Või noh, hotelli koju. Kodusse. Et sisse saate, siis tuleb kaardi näidatus. Ma tahtsin juba Orange'isse minna. Vaata, Cranks. Pargi niimoodi, et pepuga. Nii, me käisime, võtsime võileibalt, ma ei tea, kas ma söön neid, aga las nad olla olemas. Meil on voodib korda tehtud. Issand, nüüd ma ei jõua ära arvuta lihtsalt. Ma käin lihtsalt pesus ära, siis me peame discgolfi peale. Meil on vett toodud. Siis ma lähen pikali. Natukene kriitiliseks minema, jah? Ja meil oli otsast täitsa vesi.